vaatad suurte puhaste hingede elusi, siis seal on, nad oskavad seedida siis seda mõlemat materiaalse maailma energiat. Üks energia on selline ilu, headus, armastus, lapsemeelsus, huumor, ilus loodus, eks ju, kõik pühalik, jumalik. Ja teine pool nendest siis oli suures kaastunnes, ahastuses, pidevas palves selle maailma katkiste hingede eest ja siis selle surmasünni, iha, viha, kadeduse tralli nähes ja teadvustades, kui tõsine värk see on. Et me peame ka siis vaikselt õppima ära, et kui sa lähed ühte äärmusesse, lotovõit, paarti, olen noor, ilus, sillad põletame, lähed nagu ühte äärmusse või siis teine äärmus, antidepressandid, et mõttetu värk, et nüüd iha, viha ja kadedus, ahankar, vale ego, kõik on siin. Kõik me oleme üksinda ja kedagi huvita, kuidas meil läheb. Et kuidas siis selle kahe asjaga, et ühtepidi siis peab õppima selle, mitte õppima, et elu ise õpetab, kui sa tahad või taha, et üks osa sinus on siis alati lapsemeelne, õnnelik, tänulik, kõigi vastu armastav. Sa tead, et sa oled igavene hing, Jumal on alati siin ja praegu ja kohe oma teaduses läbi oma armulikkuse, mis avaldub siis, ma ei tea, püha nimes, templites, pühakirjades, heades eeskujudes, ilusas looduses, muusikas ja nii edasi. Et see pool nagu selline ilus, külluse, valguse, armastuse pool, sarav, igavene. Ja siis teine pool, see ei ole pime ka. Sama siis see teine pool elab sinu sees samal ajal. Ja? Kõik vaatad iseennast teisi, kehaline kontseptsioon, pealiskaudsus, Jumala mängimine, surm, peatselt saabuv surm, haigused, rahaprobleemid, sõjaprobleemid, looduse lintsimine, tapamajad, alkohol, narkootikumid, lahkuminemised, õnnetud lapsed. Mis iganes. See pool ka nagu elab aktiivselt. Ja kaks poolt siis peab nagu mahtuma ära sinna südamesse. Mitte pea, aga teist varianti ei olegi.